Ja nüüd me jõuame Jeesuse juurde. Elava Jeesuse juurde. Selle elava Jeesuse juurde, kes oli see beebi, kes kannatas, kes suri, aga kes tõusis taas, kelle Jumal äratas ellu ja kellele Jumal andis kogu meelevalla taevas ja maa peal. Nii nagu on kirjutatud Matteuse evangeeliumi 28. peatükis, see on nüüd 4. Jeesus, kes ütleb nii: minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud, ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Kui ma mõtlesin sellele, et kuidas rääkida teile elavast Jeesusest, siis ma ütlen ausalt, ega mina seda teha ei oska, aga Jeesus teeb seda ise. Ja ta räägib teile täna ise. Nii et hoidke oma süda lahti ja Jeesus puudutab teid täna ja õpetab teid. Üks huvitav asi, mida ma tähele panin, oli see, kui Jeesus tõuseb üles, siis ta kohtub oma jüngritega uuesti. Ta kohtub paljude inimestega veel ja üks asi, mis mu tähelepanu köitis, oli see, apostlite tegude alguses. 1. peatükis, kus Jeesus, siis öeldakse, see on nagu tõotus Püha Vaimu tuleku kohta, siin on üks tohutu huvitav tähelepanek. Jälgige nüüd seda, ma loen ja kuulake. Kui siis Jeesus viibis koos nendega, see on siis apostlite teod 1 ja alates salm 4. Kui siis Jeesus viibis koos nendega, keelas ta neil Jeruusalemmast lahkuda, käskides jääda ootama Isa tõotust, mis teie olete minult kuulnud. Johannes on küll ristinud veega, aga teid ristitakse Püha Vaimuga üsna varsti pärast neid päevi. Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud: Issand, kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi? Tema aga ütles neile: ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis Isa on iseenese meelevallaga seadnud, vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaaria maal ning ilmamaa äärteni. Jeesus on surnuist üles tõusnud. Jüngrid, kes nägid teda siis ristil, hauas, ja nüüd näevad taas teda elavana. Täiega äge. Seesama Jeesus, keda jüngrid nägid, kes tervendas pimedaid, kurte, jalutuid. Lihtsalt imeline. Nad näevad seda Jeesust, aga siis nad veel nägid, et mis nüüd toimub. Et Jeesus, ta võetakse kinni. See asi ei lähe nii, nagu me ette kujutasime. Sest te teate ju, et jüngrid ootasid juba sellel ajal, et Jeesus nii vägev, nagu ta on, oma tegude kaudu nad õppisid teda tundma ja vaatasid, et tal tõesti vist on kogu meelevald taevas ja maal, kui ta isegi merele ütles, et rahune maha ja rahunes maha ja kõik oli hästi. Jüngrid juba siis ootasid, et äkki Jeesus nüüd siis alistab ka selle Rooma võimu, ehk siis poliitiliselt ka nagu saab valitsejaks ja võtab selle meelevalla nagu siin maailmas ka poliitiliselt. Jüngrid ootasid seda. Okei, vaatasid, et ei, vist ikka nii ei lähe. Talle antakse peksa hoopis, ta laseb ennast peksta, mida värki. Ta laseb ennast risti lüüa, mida värki. Ja ta lõpuks sureb ära ka veel, mida värki. See Jeesus, kes ütles Laatsarusele, et ärka surnust üles, nüüd sureb ise ära. Nii, jüngritel on peas korraks on lühis, nad ei saa aru, et kuidas see on võimalik. Miks Jeesus laseb neid asju endaga teha? Aga siis juhtub midagi ja jüngritele ilmub see sama Jeesus jälle, elavana. Ja neil on uksed lukus seal ja värkis, Jeesus tuleb läbi uste, teate seda ka, eks ole. Te ikka olete piiblit lugejad. Tuleb sinna, ilmub nendele jüngritele, jüngrid vaatavad, päriselt, see oledki sina. Nad katsuvad tal veel neid auke, mis tal käes on, naeltest ja jalgades ja külje sees ja värki vaatavad. Vau! Ja kuhu ma sihin? Check this out öeldakse inglise keeles, aga jälgige nüüd seda, vaadake. Mida jüngrid küsivad selle peale, kui Jeesus siis uuesti elavana üles tõusmis ihus
Nad selleks ajaks pidid jüngrid ikka küll aru saama, et okei, surm ei hoidnud teda kinni. Järelikult siin on mingid tugevamad jõud nagu mängus, et isegi ta tuli hauast välja elavana, mis sest, et ta löödi risti, ta suri ära seal, värki, elab, nii. Usaldage mind, ma jõuan kohe pointini. Siis Jeesus ütleb, et Johannes on küll ristinud teid veega, aga teid ristitakse püha vaimuga üsna varsti pärast neid päevi. Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud. Ja mis nad küsivad? Issand, kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi? Jälle! Saate aru, jüngrid nähes kõike seda, nad ei saanud ikkagi aru, mis toimub. Sest nad küsivad, et kas sa nüüd siis annad roomlastele peksa? Et kas sa kõigepealt tegid neile nagu siukse triki mängisid, et näed, et nagu sa surid ära ja nüüd ärkasid ellu ja nüüd lähed nagu taastad selle. Jüngrid ei näinud ikka veel. Ikka veel ei näinud, mis sest, et Jeesus oli uuesti jälle nende juures. Ja saate aru, Jeesusest, kui me räägime alati, siis juba see nimi, Jeesus, selles on vägi. Kui Jeesus kõndis siin maa peal, siis tema sees oli vägi. Tal oli vägi ja meelevald. Vägi oli selleks, et ta ütles merel ole vait ja meelevald oli selleks, et ta ütles su patud on sulle andeks antud. Ja kui ta saatis välja need 72 jüngrit, ütles, et minge ja tehke kõik haiged terveks. Nad läksid, nad vaatasid, vau, see töötab. Jeesus andis oma väe ja meelevalla neile kaasa, nad tulid tagasi, ütlesid, et jaa, kuule see toimib. Nüüd Jeesus ütleb, teile on parem, kui ma lähen, sest tuleb kes? Lohutaja, püha vaim. Ehk siis, kui me räägime elavast Jeesusest täna, siis me peame rääkima pühast vaimust. Püha vaim on täna siin. Püha vaim on Jeesuse vägi meie sees. Jeesuse siis parim asi ei olnud see, et ta oleks nüüd üles tõusnuna jäänud veel jüngrite seltsis sinna ringi tatsama ja tegema oma neid asju. Vaid Jeesus teadis, et nii kaua kui tema on seal, ei tule püha vaim, mis tähendab seda, et nii kaua need jüngrid jäävadki mõtlema nagu tavaline inimene. Ehk siis lihalikult. Saate aru? Mõtlevad nagu oma peaga ja lihaga ja kõige sellega, et taastame nüüd selle Iisraeli riigi sinna, teeme selle asja korda. Aga Jumal teab, et inimene ei suuda pääseda iseenda jõust. Ja miks surnud Jeesus on surnud? Kui me võtame Jeesuselt ainult selle õpetuse, siis põhimõtteliselt kui kõht on täis söödud, siis on väga hea lubada, et ma hakkan homsest dieeti pidama. Tohutult lihtne, sest mul on praegu hea olla, mul on kõht täis ja ma ei suuda ette kujutada seda, kui mul on nälg. Ma ei suuda seda ette kujutada. Ja samamoodi kui me võtame Jeesuselt mingi õpetuse, et kuidas ma mingis olukorras käitun, keegi lööb mind vastu vasemat põske, siis ma pööran talle oma teise põse. Me võime sellest rääkida, aga selles olukorras me paneme ikka põnagi vastu talle, näetaki. Välja arvatud juhul, kui meie sees on midagi muutunud. Me vajame püha vaimu. Me vajasime seda, et Jeesus läheks siit ära taevasse ja püha vaim tuleks siia, sest püha vaim ei tule enam meie kõrvale, keda me saame vaadelda ja vaadata, vaid ta tuleb meie sisse. Ja see on juba midagi muud. Me peame õppima elama vaimus. Et meie ei küsiks Jeesuselt, et kuule, kas sa nüüd taastad selle Iisraeli? No, mida vaim teeb meie? Vaim on Jeesuse vägi. Kuidas me seda näeme? Kuidas me näeme väge?
Kas te tunnete Tiidrek Nurmet? Kes tunnevad Tiidrek Nurmet isiklikult? Mõned mehed tunnevad, aga kes teab Tiidrek Nurmet? Tõsta käsi püsti, kui sa tead, kes ta on. Jooksumees, jooksja, ta on maratoni mees. Mina tunnen ka Tiidrek Nurmet. Tiidrek Nurme, ta ei ole mul külas käinud, aga kui ta tuleb mulle külla, siis mul on nii hea meel. Ta on ikkagi ju tuntud inimene ja tippsportlane ja kõik värgid, särgid, asjad. Ja Tiidrek Nurme tuleb mulle külla, ma kutsun ta sisse, ma ütlen, oi tere, Tiidrek, nii tore, et sa tulid. Ma pakun talle istet elutoas, küsin, kas ta soovib kohvi või soovid sa teed, Tiidrek. Tiidrek joob teed, äkki, oletan, ma ei tea. Ja ma pakun talle kooki ja siis Tiidrek Nurme istub minu elutoas diivani peal, joob teed ja sööb kooki. Väga maitsev šokolaadikook on ja siis me ajame juttu ja Tiidrek Nurme läheb siis lõpuks ära ja mul käis Tiidrek Nurme külas. Aga mida ma tema kohta teada sain? Hoopis teine lugu on see, kui ma annan Tiidrekule Nike tossud, ma panen talle dressid selga, ma viin ta sinna stardijoonele ja ma ütlen talle läks! Ja siis ma näen, milleks tegelikult Tiidrek Nurme on võimeline. Siis ma näen, mida ta tegelikult suudab. Ma ei näe seda, mida ta suudab, kui ta istub mul sohva peal ja sööb kooki ja joob teed. Samamoodi Jumal ei anna ka meile püha vaimu selleks, et mitte midagi teha. Jumal ei täida meid oma püha vaimuga selleks, et me teeks mitte midagi. Vaid me õpime ka tema vaimu väge tundma seal, kus on võidujooks, seal rajal, sinna, kuhu see on mõeldud, selle maailma keskel, toomas siia lootust, rahu, armastust, andestust, vabadust, tervenemist. Jumal tahab anda meile oma püha vaimu, aga ta tahab, et me sellega midagi teeks. Kes näevad Jeesust? Ma leidsin psalmist 25. Kui teil on piiblid kaasas, võite lahti võtta, see on tohutult oluline. Psalm 25 ja salmid 14-15. Siin on kirjutatud, kes näevad Jeesust. Jeesust on võimalik näha. Surnud Jeesusega ei ole võimalik kohtuda. Elava Jeesusega on võimalik kohtuda. Ja ma tean, et ta on täna ka siin. Siis ta tuleb sinna, kuhu teda oodatakse. Ja mul on selline tunne, et siin teda väga oodatakse. Ja talle meeldib tulla nendesse kohtadesse, kus temast räägitakse. Kui Sirli, sina kuuled näiteks, et kultuurimajas Kaja on üks õhtu, kus räägitakse Sirli sinust. Kas sa lähed sinna kohale? Seda ei ole olemas enam. Metsa. Kui kuskil meist räägitakse, meil tekib kas või uudishimu ja me läheme kohale. Ja kui Jeesus teab, et täna siin temast räägitakse, siis ta on kindla peale siin kohal. Aga kes näevad Jeesust? Psalm 25, salmid 14 ja 15. Issanda osadus on neil, kes teda kardavad. Ja ta annab neile teada oma lepingu. Issanda osadus on neil, kes teda kardavad. Ja ta annab neile teada oma lepingu. Mis on Jumala leping? Jeesus. Jeesus on Jumala leping meiega. Kellele Jumal näitab Jeesust? Neile, kes teda kardavad. Jeesus ei ole mingi asi, mida meie otsustame, et ma tulen vaatlema. Ma tulen vaatan teda, milline ta on, kus ta on. Niimoodi ei saa Jeesusele läheneda.
Luuka evangeeliumi 7. peatükis on lugu patusest naisest, kes tuleb Jeesuse juurde. Te teate seda lugu. Ülempreestrid on kutsunud Jeesuse enda juurde sööma, on valmistanud seal sellise vastuvõtu, võtavad Jeesuse vastu, lamavad seal põrandal, söövad riisi. Tero võib pärast näidata, kuidas seal Lähis-Idas süüakse. Ja siis järsku sinna sisse tormab üks naine, kes jookseb Jeesuse jalgade juurde, hakkab oma pisaratega neid pesema ja juustega kuivatama ja suudlema. Ja seal toimub midagi. Need variserid ütlevad, et oi, kui see Jeesus nüüd oleks päriselt prohvet, siis ta teaks, kes see naine on ja ta ei lubaks tal ennast puutuda. Ja Jeesus, ilma et nad midagi välja ütlevad, Jeesus kuuleb nende mõtteid ja vastab neile, öelge mulle. Ühel mehel oli 2 võlglast, üks oli võlgu talle 50 ja teine 500, aga ta otsustas kustutada mõlema võlad. Mis te arvate, kumb teda nüüd rohkem armastab? Nad ütlesid, no loomulikult see, kellele ta rohkem andis. Jeesus ütles, et hästi olete vastanud, õigus. Ja viitab sellele naisele ja ütleb, et naine, su patud on sulle andeks antud. Need variserid ja preestrid, kes võtsid Jeesust vastu, nemad pigem arvasid, et Jeesus peaks olema see, kes on nagu meelitatud sellest, et ta võib tulla nende juurde. Sest nad on ju nii väärikad juhid. Aga see naine sai aru, kes Jeesus tegelikult on, ja naine sai aru, kes tema tegelikult on. Ja naine oli valmis täielikult ennast alandama, sisenedes sinna ruumi, kus kõik tegelikult teadsid, kes ta on ja mõtlesid temast igast asju. Aga naist see ei huvita, sest naine tuli kohtuma Jeesusega. Naine tuli täielikus alandlikkuses ja leidis Jeesuse ja pattude andeks andmise. Ja need variserid ja preestrid tulid oma väärikuses Jeesuse juurde ja ainuke asi, mis nad sealt saavad, on õppetund. Jeesusele lähenetakse ainult ühte moodi. See on alandlikkuses. Ja ainult Jumala kartlikele annab Jumal teada oma lepingu. Ja ta leping on Jeesus.